Podcast Rööprähklejad. Meie tänane külaline on mees, kelle CV-st leiab rohkem ridu kui keskmise inimesed telefoniraamatust. Ta on näitleja, režissöör, saate- ja õhtujuht, automehaanik, stand-upi skeenes tuntud ka kui kõik uudiskünnised ületanud humorist ja vahel isegi laulja. Kui oleks olemas ametinimetus Eesti meelelahutuse multitalent, siis tema pilt oleks ilmselt selle kõrval. Aga enne kui jõuame kõigest lähemalt rääkida, siis Frans Malmsten, kas sul on ka midagi, mida sa ei oska? Ma arvan, pooli neid asju, mis sa ette nimetasid, ma ei oska tegelikult. Et neid kõiki asju ma õpin ja nendes kõikides asjades ma proovin midagi teha, et see maastikkord on kuidagi selline, et satud tegema neid erinevaid asju, aga et kas ma nendest midagi ka päriselt oskan niimoodi, et ma võiksin ise öelda käsi südamel, et selles ma olen hea. Ma ei tea, ma ei oska sulle öelda. Ise ei tunneta veel täielikult seda. Aga kui sa peaksid, ma ei tea, kas neist siltidest või üldse nagu midagi valima, et kuidas sa nagu ennast identifitseerid üldse? Et kes sa siis oled? Tead, ma pigem olen ikkagi lõpuks tänaseks päevaks pigem lavastav näitleja. Ei, näitlev lavastaja, niipidi. Et ma pigem lavastan... Vahet, kumba pidi see on? Jah, et ma pigem lavastan ja vahepeal mängin. Et ma umbes niimoodi tunnetan ennast hetkel ja praegu pole pikalt saanud mängida ja nüüd siis on ootamatult sattunud võimalus teha jälle midagi ja ka suvel ühes asjas mängida, mida praeguseks hetkeks, ma ei tea, millal see välja tuleb podcast, nii et sellepärast ma ei julge midagi öelda selle kohta. Aga et nüüd on nagu üle pika aja saab jälle mängida midagi ja see on hästi tore, see on kuidagi, ma tunnen endale äärmiselt kasulik ja äärmiselt pikalt igatsetud asi. Ja. Aga no enne veel, kui me hakkame nagu natuke lähemalt rääkima kõigest, mis sa siis praegu teed, siis selline küsimus, et mis on viimane lugu, mida sa Spotify's kuulasid? Tead, mul pole Spotify'd enam, sest et ma sain võtame selle Spotify sõna siis ära, mis on viimane lugu, mida sa kuulasid? Jaa, hea point. Ma kuulasin ühte lugu, mis ei ole veel avaldatud ja ma ei tea, millal see avaldatakse, aga mind uuritakse selle muusikavideo lavastajaks. Nii et ma kuulasin ühte Eesti artisti lugu ja üritasin siis autotee peal nagu mõelda, et kas mul klikk toimub sellega või mitte. Ja selline see oligi, suhteliselt haruldane, ega seda liiga tihti ei ole, et mingi muusikavideo pakkumine tuleb. Aga kuidas see lugu võiks sinu olekuga praegu resoneeruda? Et kuidas see võiks kirjeldada seda, kuidas sul praegu läheb? Tead, selles mõttes on raske vastata, sest et ma kuulasin seda lugu nagu täiesti teistmoodi, kui tavaliselt muusikat kuulad. Et tavaliselt sa nagu kuulad, kas lüürika sobib või kas viis on kaasahaarav või kas üldse tekitab mingit emotsiooni. Hetkel ma kuidagi olin väga töiselt lähtuvalt sellelt. Et võib-olla kui üldse panna seda mingil määral resoneeruma millegagi, siis võib-olla ta lihtsalt annab märku sellest, et on toredaid projekte, mida pakutakse ja see on nagu vahva, et mulle tegelikult väga-väga meeldib igasuguseid selliseid asju katsetada ja teha, et ma ei tea, võib-olla niipidi. No aga enne kui me nagu läheme nagu süvitsi, siis alustame palun täiesti algusest. Mis oli sinu kõige esimene tööots, mis sa mäletad? Üks esimesi tööotsi oli kunagi noore poisina mängisin mingisuguses, ma ei tea, kas see oli seriaal või film või milleski, kus minu ülesanne oli a la Hiiu grillis, midagi sarnast kuskil liivaga, seal tegelikult see ei ole Hiiu grill, minu meelest Mustikakeskuse taga mingi grill ja seal on neil olemas liivakast ja ma olin seal liivakastis ja ma pidin vaatama kolmnurkset klaasprismat ja mängima, kuidas see teeb seda, ühel hetkel tuleb sealt siis see rainbow välja nii-öelda ja kuidas ma sellega nagu mängin seal. See oli, ma arvan, üks esimesi tööotsi, mis mul kunagi oli. Kas sa oled teinud veel mõndasid tööotsi, mis ei ole võib-olla alati näitlemisega seotud? Ja kindlalt, et esimesed asjad tulidki suhteliselt noored lihtsalt selle, kuna nii-öelda otsiti nii-öelda last ja siis oli olemas, et siin vanematel on laps olemas ja nii-öelda kuidagi leiti see töö, et esimesed asjad olid kindlasti enamasti sellega seotud, aga esimesed tööotsad, mis ma nagu tegema hakkasin ise kuidagi, oli näiteks jätsi müümine Pärnus. Müüsin seal Rüüti tänavalla muujäätist. Ja tol hetkel oli üks suur probleem, et nad olid nii värske ettevõte ja neil olid nii värsked need jätsimüümise kärud, et minu meelest neil ei olnud nagu välja mõeldud, et kuidas seal saab seda päiksevarju hoida. Ja seetõttu ei olnud ka päiksevärju ja ma mäletan, kuidas ma sain seal päiksepiste seda jäätist müües
ja kuidagi väga pikalt see kogu asi ei kestnud, aga hästi tore oli seda jäätist ise süüa seal samal ajal, kui sa müüsid. Ja mäletan, et suur challenge oli kama jäätise seletamine turistidele, aga lõpuks nad ikkagi ostsid. Kas sa said ise nagu piiramatus koguses seda jäätist seal süüa või seal läks ikkagi arvelt maha see? Arvelt maha ikkagi mingisugune kogus. Kogu raha läks, mis teenisid siis põhimõtteliselt või? Ei, aga no see oli ju vihiku kunst, ma arvan, et ma tegin nagu paar toimetust nagu mööda sellest vihikust. No kas sa oled siis põhimõtteliselt lisaks oma näitlemistööle ka noorena teenindustööd siis teinud, lisaks sellele jäätsid müümisele veel või? Keegi naine trammis rääkis, et sa ikkagi oled töötanud nagu mingis kohvikus? Olen küll, jaa. Issand. Sul tõesti naised trammis teavad. Kafeiinis töötasin kunagi ka, jah. Sest et mul oli plaan peale gümnaasiumit minna Londonisse, mida ma tegin. Ja siis ma õige pea mõistsin seda, et enne, kui see plaan tekkis, et kui ma sinna lähen, kuna mul oli tegelikult pikalt mõte minna sinna pikalt õppima. Võtsin, et ma võtan pool aastat, võtan kursusi, saan nagu asjast aimu ja siis lähen nii-öelda proovin raadasse, lambdasse ja nii edasi. Etteruttavalt võin öelda, et ma olingi vaid pool aastat ja see oli ka see pool aasta, kus siis jaanuarikuus tuli meil koroona. Eks ma tulingi tagasi sealt ja polnud enam ju mõtet tagasi minna järgmised 2 aastat. Ja siis selle tõttu ma sain aru, et kui ma Londonisse lähen, siis siililegi selge, et olgu ma ükskõik kui hea tahes siis, või halb tahes, ma näitlemistööd, mis annaks palka, ei saa nagu väga pikalt. Ehk siis ma mõtlesin, ma pean mingisuguse side hustle'i selgeks õppima, et oleks võimalik teenida raha ja siis ma saingi aru, et see võiks olla näiteks, kuna kohvidest ma nagu nips-naps midagi teadsin, hommik tundus nagu loogiline aeg ka, kus saaks teha midagi, et siis ma mõtlesin, et ma teen Eestis siin selle, et ma õpin Eestis vähemalt selle barista-ameti ära. Et siis mul on seal minnes on kohe näidata ette, et näete, et siin on mul paberid, ma olen seal töötanud ja lähen ka kohale ja mul on oskused, seega ma lihtsalt selle jaoks nagu õppisin ja käisin tegemas kafeiinis. Aga kuidas see teenindustöö kogemus üldse sinu jaoks oli? Palju sa mäletad? Selles mõttes, et ma ei teagi, ma ei oska öelda, keeruline ta liialt vast ei olnud, väsitav ta ka liialt ei olnud, et ta selles mõttes oli nagu sobiv, et eriti niisuguse barista-ameti puhul see on suhteliselt nagu mingil määral üksluin, aga seeläbi ka üsna kindel, et sa teed kohvisid põhimõtteliselt, kogu aeg sa pead võtma tellimuse vastu, uurima, kas teda midagi süüa ka ja siis tegema kohvisid, et seal ei ole nagu, et ma ei pea päris burgereid tegema, mis peavad iga kord õnnestuma, et see kohviga mööda panemine on üsna keeruline, et siis sa pead ikkagi väga kehv olema käpaga ja väga kehv piimavahustaja, kui sa tahad midagi seal mööda tegema, sest et latte arte sa ei pea alati tegema, see ei ole nagu, see ei mõjuta, eks sel hetkel ma tundsin, et ta ei olnud nagu midagi kaelamurdvat, aga ikkagi lõpuks ma arvan, et seal see põhiline asi, miks ma vist selles sektoris väga kaua ei saa olla, et ta lõpuks muutub mu jaoks ikkagi üksluiseks. Et temast see challenge kui selline kaob nagu liiga kiiresti ära ja ma vist ei viitsi väga asju teha, milles mul puudub challenge. No palju räägitakse sellest, et kuidas teenindajatega inimesed käituvad ja et vahel ei ole nagu väga viisakas. Kas sa tajusid ka seda, et sinuga käituti kuidagi teistmoodi? Vahet ei ole, kas siis nagu heas mõttes või halvas mõttes, sest et sa oled tuntud inimese laps? Ei, seal õnneks ma olin väga meelega valinud kohas ka, et ma olin kohas, kus käivad ainult turistid põhimõtteliselt. Et keegi ei teadnud sind? Et jaa, sellega probleeme ei olnud, et selles mõttes oli väga lihtne seal. Aga seal juhtus igasuguseid nagu teistpidi veidreid asju, et ala ükskord tuli üks mustanahaline tuli sinna ja kuna kafeiinis on selja taga menüü, siis tuli üsna ootamatult tema küsimus, et what coffee do you have? Siis ma mõtlesin, et okei, ma siis hakkan nagu ette lugema, mis meil on, et meil on siin espresso, macchiato, cappuccino, black coffee. Kas sa said meelega espresso ja macchiato järjest? Praegu küll. Ja siis ma ütlesin talle black coffee ja seetõttu ta ütles, et black coffee. Why did you say black coffee? What's wrong with you? Solvus ja läks minema. Ja ma mäletan seda hetke nagu väga selgelt, kus ma lihtsalt nagu mõtlesin, et ma selles mõttes, ma ei osanud mitte midagi teha, sest et ma teadsin, et black coffee on alati black coffee, et americano ja black coffee on erinevad asjad, et mul ei olegi nagu, ja pärast guugeldasin ja vaatasin, et nagu ei olegi, et selles mõttes sul on Ameerikas on ka black coffee olemas, seal ei olegi mingit teist varianti. Ja ma mäletan väga selgelt, see nagu õpetas mulle elus seda, et tegelikult need täpselt nii selle asjaga kui ka teiste asjadega on see, et solvuvad need, kes solvuda tahavad või kes seda taga otsivad, et sel hetkel ta korraks
riivas mind nagu, et ma tundsin ise ennast halvasti. Aga ma ikkagi lõpuks õppisin sellest seda, et see, et tema solvus ei olnud minu süü. Et tol hetkel oli see kahjuks selle inimese enda süü, ta on ise ennast kuidagi ohvrirolli pannud ja otsib natukene seda. Ja ma arvan, et tegelikult kui sa teistele mustanahalistele ütled siin, et meil on black coffee, siis sul ei juhtu seda situatsiooni. Aga kas midagi nagu pulli juhtus ka sellel ajal või sul on pigem sellised mälestused? Rohkem ei mäleta kahjuks. Rohkem küll mingisuguseid asju meelde ei tule sellest ajast. Keegi sulle vett näkku ei visanud või kohvi või? No seal, ma räägin, vaata, kohviga on nagu nii raske mööda panna, et seal ei saa midagi eriti juhtuda ja need, kes kohvit tulevad ostma ka, need on nagu teist sorti rahvas, et see ei ole päris, et sa kuskil baaris töötad öösel. No inimesed on ikkagi pahased, enne kui nad ei ole oma seda kofeiini nagu kogust kätte saanud. Seda küll, jah. Et, aga nad kuidagi, ma ei tea, seal ei olnud seda probleemi, ju nad mõistavad seda süsteemi nii hästi, et need, kes sest et ikkagi see sort inimesi, kes käib hommikul enne ükskõik kuhu minnes kohvit ostmas, ta on väga, väga teistmoodi inimene, ta millegi pärast on otsustanud, ta kodus ei tee, ta millegi pärast otsustanud, et ta kannatab seni, et ta on nagu need otsused ise langetanud sinnamaani. Oled sa näinud neid drastilisi muutumisi seal, et see lonks kohvi nagu Snickersi reklaamis, ta tõus veel ära ja siis on nagu kohe Russell. Ei, niimoodi hullult ikkagi näha ei ole, aga seda kindlasti on näha, et seda narkomani, kes tuleb ja kes vajab seda kindlasti oli seal. Käed ärisevad niimoodi ja annab mulle see kohvi. No jah, et nägu on ikkagi nii mossis, kui üldse saab olla. No sa mainisid ka, et see ei ole nagu sama, mis nagu baaritöö, aga sa oled baaritööd ka teinud ju siin viimased aastad. Ja seda ma mingis vahest olen, need on niisugused keikad olnud, on ju, et nii-öelda kuskil ma ei tea, mis raames need täpselt on olnud, aga et ma olen olnud kas seal Jüri Pootsmaniga koos või ma olen vist üksinda olnud ühe korra, ma täpselt ei mäleta ka enam. Et need on ka hästi vahvad hetked olnud, et seal need on olnud need korrad, kus nii-öelda inimesed tunnevad sind ära, aga need on hästi lõbusad olnud, et mulle need on nagu meeldinud, et see kuidagi see kõik on nagu hästi sürr lihtsalt, saad järsku mingisuguses maailmas, mida sa üldse ette ei kujutagi, kui sa seal leti taga oled ja mingisugused huvitavad asjad tulevad ette ja ma mäletan seda, et seal baaris oli näiteks see, et tuli väga selgelt silma peal hoidva Jägermeistri šoti klaasidel. Et see käib niimoodi, et sa annad neile ja sa võtad kohe tagasi. Nad ei tohi kuskile minna, nad tohid seal juua, sest et neil varastatakse iga nädalavahetus mingi, ma ei tea, see oli mingi loll number, mingi 100 šoti klaasi ära. Sest et nad tahavad seda Jägermeistri, seda šoti klaasi, seetõttu on see, et sa võid ainult paari leti taga, siis ongi see, et sa nagu mõndadega pead seal jutustama siis senimaani, kuni ta selle šoti ära joab, sest ta ei tohi mujale minna. Mis su go-to teemad olid, millest sa siis rääkisid ilusast ilmast või? Ei, no sellistel puhkudel on ju, nendel teistel on ju jube palju teemasid, sa lihtsalt oled rohkem kuulaja rollis. Kuulad ja noogutad põhimõtteliselt. Kuulad ja noogutad ja siis natukene vahepeal nagu kas vaidled vastu või oskad kaasa rääkida, aga tegelikult sa väga palju ise juba sükses olukorras rääkida, sest neil on endal nii palju, mida pakkuda ja mis neil on nende arvates praegu avastatud siin maailmas, et seal pigem ongi see süüke people watching sündmus iseenda jaoks. No sa tavaliselt jagad ka juustuburgereid, mis värk sellega on? Seda ma olen vist teinud kuskil seal tegin ka juustuburgerid ja ma ei tea, ma mõtlesin, et kui ma sinna lähen, et ma ei saa ju, mis ma siin niisama teen, on ju, et samas võiks see tore ka olla, et inimestel on mingi üllatus ja siis ma jagasin juustuburgereid, jah. Mulle tundus, et süüke öösel kell 1 paarist ootamatult juustuburger saada on nagu tore asi ja siis ma ei tea. Sa tahtsid olla meeldejääv? Südant soojendav? Ma arvan, et see on mingi aspekt sellest, kindlasti mitte kõige olulisem, vaid et lihtsalt nagu, et endal oleks nagu sest et lihtsalt jooki välja kallata ei ole nagu nii huvitav, ma arvan, et see mingisugune vimka võiks juures olla. Tavai. Mis on mingisugune see kõige aburam põhjus võib-olla, miks sa mingisuguse töö otsa oled vastu võtnud? Kas on tulnud ka niimoodi baaris näiteks, et keegi ütleb sulle, tead, ma pakun sulle seda ja sa kohe ütled talle jah, et ongi pakkumine otse baarist või mingid huvitavaid teisi põhjuseid? No ei mäleta enam neid asju nii täpselt, aga mida ma sellel sarnaselt teemal olen ise lihtsalt tajunud, on see, et kunagi ammu ma vaatasin ühte podcasti, kus oli üks, ma ei mäleta, kas ta oli teadlane, aga ütleme ala magistrikraadiga veel võib-olla õppis, aga võib-olla juba oli ka doktor, ühesõnaga üsna haritud inimene, aga ta oli ratastoolis. Tüüp ja tegi TED-talki, rääkis jälle mingisugusest kvantfüüsikast või ma ei tea millest. Ja lõpus ta ütles, et see, mis ma teile kõik täna rääkisin, et see ei oma mitte mingit tähtsust,
kui te ei tee seda ühte asja, mida ma teile kohe ütlen. Never miss a party. Ja siis, kui ta selle ära seletas, siis mulle jõudis see väga selgelt kohale, kus ta ütleski, et nagu sinu elu ilmselt kõige tähtsamad suhted ja sündmused algavad sellest kontaktist, mis sul võib tekkida ühel peol, sest et seal inimesed on omavahel hästi vabas õhkkonnas ja kuidagi vahetud. Seega, mida ma olen tajunud, on see, et see on minu elus väga palju kehtinud. Et ala oled sattunud kuskil järelpeole, kuskil kellegi, ei räägi üldse tööst sel hetkel, aga tänu sellele, et seal järelpeol lihtsalt kuidagi oli meeldiv, leidsime ühise keele, siis hiljem selle tõttu tuleb nii-öelda see tööpakkumine. Et see on võib-olla see üks variant. Ja see on ka vist see Eesti nagu networkingu teema, et kus sa ikka nagu networkid ja neid inimesi näed ongi. Jah, aga ma arvan, et see vist on nagu globaalselt, ma arvan, igal pool sarnane, et see mudel, et lõpuks sa ju ka ise valid endale, kui sa pead tegema mingit tööotsa ja pead otsima endale uued inimesed kõrvale, siis sa valid selle järgi, kellega sul on nagu hea töötada. Ehk siis seda, et te saate omavahel läbi. No väga harva võtad endale neid inimesi, kellega sa läbi ei saa, aga saad aru, et tehniliselt on lihtsalt nii kõrge, et sa nagu nõustud sellega. Et enamasti sa ikkagi ju iseloomu pealt, et kuidas iseloomud kas klapivad või kuidas te üksteist sütitate, et see on ilmselt üks. Ja viimase aja tööpakkumistest su küsimuse juurde tagasi tulles, üks oli lihtsalt selline, kus siis umbes läks tal aegu 10 sekundit, mille peale ma ütlesin jaa, ja see oli lihtsalt tänu sellele, et see materjal oli lihtsalt, ma teadsin seda materjali, ütles materjali nime ja ma ei pidanud rohkem midagi kuulma. Et selle peale sain juba jaa öelda, sest et see, kes mulle helistas, juba ma teadsin ja materjali ma tundsin ja et sobis, et mingi siuke asi, aga mingit nagu ei tule meelde mingit pikantset juhtumit. No eks sa oled meil siin Eestis ikkagi päris nõutud ka, ma ütleks ikkagi. Aga eelmise aasta lõpus sa ütlesid mulle, et sa oled aastaid pikki kogu aeg järjest tööd rabanud ja nüüd on su elus selline natukene rahulikum periood. Kuidas sa üldse nii noorelt suutsid oma aega selliselt planeerida, et sa jõudsid koolis käia, kõiki neid projekte teha ja kõik nagu ka ära teha? No ma ei tea, ma arvan, et üks asi, mis on mind kindlasti nagu väga palju seda võimaldanud mu enda jaoks on mingisugused otsused, mis ma olen ise langetanud, millest on, ma arvan, üks suurimaid olnud see, et rääkisin küll just sellest, et ära kunagi jätta ühtegi pidu vahele, aga ma ei ole eriti suur pidutseja tegelikult oma elus olnud ja ei ole ka väga suur alkoholitarbija tegelikult olnud, et on olnud neid perioode küll, et kus ikkagi, et kui sa lähed välja, et võtad ja kui mis iganes hetkedel, aga tegelikult enamus perioodidest oma elus ma olen teinud kaineid perioode, mis on väga pikad. Väga pikad. Sul on mingi huvitav, ma mäletan, sa kunagi rääkisid, kui sa tahad rääkida, mis su see point selle taga on, et kui sul on see tööperiood, siis sa nagu mingist perioodist, mingi perioodi pikka aega tegelikult ei joo üldse. Praegu ka samamoodi, et praegu ma ei joo üldse ja mõnda aega juba jälle, sest et tihedama aeg on ja see lihtsalt tulebki selle pealt, et siis mul on, ma tunnetan ise enda pealt, nagu et ma lõpuks tulebki vaadata, kuidas sul endal asja töötab, mõnele ei tööta, on ju, minule toimub väga hästi see, et ikkagi, kui sa teed neid paari õllet kas või nagu nädala peale või õhtul ühe õlle, siis ta lõpuks kuidagi ikkagi seda und pärsib ja midagi ta muudab ja läbi selle, et no ma ei tea, kes iganes on kunagi proovinud kas või 3 nädalat ilma alkoholit olnud, sa juba tajud, kuidas 3. nädalal sa järsku saad aru, et nagu tegelikult on ikka kõvasti rohkem energiat, et selles on, ma arvan, et see on mingisugune asi, aga see ei tähe, ma ei ütle praegu üldse, et ma olen kuidagi pühak ja teen see, ei joo üldse, ilmselgelt on neid hetki olnud ja ilmselgelt on neid, kus ma teen õhtuti ühe õlle pea iga õhtu, eks ole, nädalas, et neid hetki on muidugi olnud, aga need on täpselt väga valitud hetkedel, et kui on tööperiood nagu praegu, siis ma olen väga valiv selle, et ma arvan, et see, ma tegelikult ei tea, ega mingit muud, teen trenni piisavalt ja sõidan jalgrattaga enamasti, kus kohtadesse saab, et see, ma ei tea, üritan lihtsalt hoida ennast toonuses. Aga sul seda FOMO nagu ei teki kuidagi, et okei, et sa käid küll väljas ja sa ei joo võib-olla, aga et sa nagu jääd ikkagi millestki ilma tänu sellele, et sa ei joo alkoholi? Ei, enamasti nüüdseks on see muutunud ROMOks, ehk siis relief of missing out. Oot, seda ma ei teagi, ma tean seda JOMO. Joy of missing out. Ja, et sellest on tekkinud mingisugune relief täpselt läbi selle, et sa tead, mis tunne sul on hommikul. Ja sa tead, et sa saad hommikul tegutsema minna, et see on see kuidagi, mul on pigem vastupidi just, et mul on nagu tüütu osa on see, kus sa pead nagu hablama ja rääkima teistele, et miks ma seda ei tee või et ma ei võta või lihtsalt, et kui nad hakkavad suruma, on ju, see on nagu tüütu osa, aga kohe, kui see on möödas ja inimesed on arvestanud sellega, see on jumala chill, ei ole vahet. Ja
aga kui sa nüüd veits nagu tagantjärele vaatad oma sellele nooruspõlvele nagu tagasi, et kas sa nagu tunned retrospektiivselt tagasi vaadates, et oleks pidanud võtma juba tol ajal natukene mingites asjades kuidagi rahulikumalt, ei oleks pidanud nagu tulistama nii puusalt hästi palju kõike kogu aeg, või pigem sa oled nagu rahul sellega, et sa seda tegid ja et nüüd sul on niisugune rahulikum täiskasvanu iga? Jah, vist olen rahul, et seda tegin ja ma üldse ei väida, et ma seda enam ei tee. Ma arvan, et seda tuleb ilmselgelt juurde veel, et praegu on niisugune paus, aga pärast tuleb jälle see tõus nii-öelda, kus siis läheb 100-ga edasi. Täpselt, et praegu ma tunnen, et see on juba seal nagu teel sinna 100 poole. Et põhimõtteliselt praegu, võib öelda, et juba on tasapisi käes see jälle, et, nagu, et on hommikust õhtuni. Lähed hommikul hästi vara ära ja hästi hilja jõuad koju, et see periood on jälle käes, sest et mul ei ole niisugust pausi olnud, nagu ma praegu endale võtsin, et kui sul on paus, siis sa hakkad esimest korda nagu jõuad seda nagu settida, sest et olulisi mõtteid elus ei ole võimalik mõelda nagu lühikese ajaga, et see vajabki settimist päris pikalt, et sa mõtled natuke aeg-ajalt pausi, siis mõtled jälle, aga samal ajal, et sa ei tegeleks kogu aeg töögest, et töö nagu paneb sind unustama neid mõtteid ja praegu siis see periood, kus nüüd ma ütleks julgelt isegi pool aastat võiks öelda, et ma olin suhteliselt rahulik, tegin lihtsalt nokitsesin oma kämperiga, kui üldse midagi, et siis sellel perioodil pigem hakkas tekkima see küsimus, et kas ma olen õigeid valikuid teinud ja et kas ma olen pannud õigesse kohta rõhuasetuse ja sellest on tekkinud mured pigem, et see, et tööd ei saa, ma ei tea, mul õnneks on kuidagi vist ka selline positsioon tänu lavastajale, et ma saan endale lõpuks ise töö tekitada. Et mul ei ole enam seda hirmu, et kui ma oleks ainult näitleja, siis ma ju sõltun ainult sellest, keegi kutsub. Lavastajana mul on võimalus, et ma tegelikult ka sellel samal pool aasta jooksul ma ikka midagi kirjutasin üles ja midagi arendasin. Et lavastajana mul on võimalus endale töö luua ja seetõttu vist on tekkinud mingisugune relax selles osas. Aga midagi hakkad ise küsima küll, et kas sa oled õigesti teinud. See vist on pigem. Aga see settimisaeg siis, kas sa said mingid rõhuasetused kuhugi mujale lükatud või mingeid muudatusi tehtud iseendas? Jaa, ma arvan küll, et sain. Et endal on natuke selgem, et mida ma vastu võtan ja mismoodi ma pean edasi liikuma ja kuidas ma pean talitlema erinevate asjadega, et kindlasti jah, ma arvan, et see on veel arenev, aga mingi asi on juba selgem. No kui me liigume nüüd natukene edasi, et sa oled nüüd suur poiss, sa oled juba täiskasvanud ja su emme rääkis oma artiklis, et kui sa kolisid välja, palju õnne, korteriomanik, oli tal tunne just kui tema ehitatud pesakond hakkab laiali valguma. Aga kuidas see ennast sind üldse mõjutas? Et kas see iseseisvumine oli pigem nagu selline äge vabadus või tuli nagu hetki ka, kus oli veidi hirmus? Vot selles mõttes on see niimoodi, et ma tegelikult olen iseseisvununa liikunud juba põhimõtteliselt ma ei tea, 8. klassist äkki. Lihtsalt, et seal kodust välja kolimine toimus hiljem. Et tegelikult mina ise seda nagu iseseisvumist ei taju sel hetkel, kui ema tajub seal öeldes. Eks tema tajub sel hetkel, kui ma astun kodust välja koos kõikide asjadega. Mina tajun iseseisvumist sellest hetkest, kus ma teenin ise raha, ise käin sellega ringi, ise otsin endale tööd, ise otsin endale puhkust, ise kõik asjad, eks ole. Et see on see hetk, kus nagu noor inimene ilmselt tunneb seda iseseisvumist. Et see, et sa kodus käid magamas, vanemate kodus, siis see ei tundu enam nagu, et ma ei ole iseseisvunud tegelikult. See ka minu jaoks juhtus see pigem alates 8. klassist kuni selleni, kus ma kas korteri ostsin või vahepeal ma olen ka mujal olnud, nii välismaal kui ka igal pool mujal, et siis et see minu jaoks see välja kolimine ei mõjunud ilmselgelt nii nagu talle. Aga kuidas üldse su vanemad sellesse on suhtunud, et sa tegelikult nii noorelt hakkasid nagu päris palju tööd tegema? Et kas see ei olnud sellist klassikalist, ma ei tea, nagu vanemad ikka, et ei, kool on ikkagi prioriteet ja seal peavad kõik korras olema või oligi pigem selline vaba, et sul lasti teha? No mul on koolis kogu aeg korras olnud lihtsalt, ilmselt siis selle tõttu ei ole nagu küsimust olnud. Et ilmselt kui mul oleks koolis tuksis olnud, et siis oleks küll midagi öeldud või mõeldud, aga kuna tähendab, põhikoolis ikkagi oli asi käest ära ja seal nagu rohkem, aga seal ei olnud mitte küsimus selles, ma teeks tööd, vaid seal ma lihtsalt chillisin kogu aeg. Et siis sellega oli probleem.
et hinded pole korras, aga chillid. Aga sellest hetkest, kui ma kuidagi mingi asi klikk toimus ja hakkas nagu see, et õppimine muutus oluliseks ja enesearendamine muutus oluliseks, siis on nagu olnud see ka mu enda jaoks lihtsalt oluline, et nagu kui ma juba kooli läksin, siis pigem nagu võiks see korras olla. Küll ütleme niimoodi, et kui gümnaasiumist tundus oluline, et ma lõpetaks medaliga, siis ülikoolis tundus minu jaoks absurdne enam see mõte, et ma lõpetasin ka medaliga. Ja mulle tundus see nagu loll mõte, et ma sihiks cum laudet või midagi, et siis, ja see ei olnud mitte sellepärast, et ma jooks rohkem tööd teha, vaid mulle tundus see kuidagi, et siis ma panen nagu rõhuasetusi ainult kellegi isiklikule arvamusele, kuidas peab mingi töö tehtud olema. Ja mul üldse ei sobinud see sel hetkel, sest et kunstiline vorm lavastamine ka, et see peaks olema suhteliselt ainult nagu minu enda vaatest ja seetõttu seal oli küll mul ülikoolis aineid, mis ei tundunud mulle olulised ja mulle tundus, et kui ma sinna panen rõhu, siis see koht, kus on minu jaoks rõhk oluline, see saab kannatada. Ehk siis mitmed hinded siis kajastusid selles, et mul ei tule meelde, mis aine, ma ei oska praegu ühtegi, ütleme, et X aine oli üsna kehva tulemusega, samal ajal kõik muu oli väga hea. Aga see oligi selle järgi, et ma ise prioritiseerisin seda, et mis on minu jaoks oluline praegu. Ja tajusingi, et mul ei ole mõtet nagu pingutada millegi nimel, mida ma tajun, et seda ei ole mul praegu vaja. Mõndade asjadega oligi siuke, et ma sain aru, et see on vara. Pole nagu, kunstiajalugu küll lõpuks nagu õnnestus hästi, aga ma tundsin, et see lihtsalt, et BFM-i õppekavas on see täiesti valel hetkel. See on esimesel kursusel, see on nagu täiesti vale hetk, see peaks olema viimasel kursusel. Siis, kui sa oled juba midagi teinud ja siis sa hakkad nagu avastama ja siis sa oskad nagu sellest midagi teha, sel hetkel sul on nagu kõik teised asjad maailma ümber, nagu, mida sa tahad nagu kaameratest aru saada, plaani suurustest, näitlejad, juhendamisest, sa tahad nagu teha, aga kunstiajalugu mingi siuke asi, mida peab tegelikult alles siis sa saad seda alles õppida, kui sa suudad istuda kunstimuuseumis diivani peal. Aga sellise esimeses kursus sa ei suuda seda, sest sa tahad teha lihtsalt. Siis sul ei ole mõtet õppida seda. Mingid siuksed asjad ühesõnaga, et ma hakkasin nüüd mingi pika ringiga rääkima millestki. Okay. Aga sul on nüüd kool lõpetatud, kas on ka edasiõppimise mõtteid või mis sa nüüd selle kõigega edasi teed? Tööriistad on olemas? Jaa, korraks selle poole aasta sees tekkis üks mõte, et ma läheks edasi õppima, vaatasin isegi koole ja natuke kirjutasin nende koolidega oma vahel ja uurisin maad ja mõlgutasin mõtteid peamiselt selleks, et mingisuguseid režiilisi asju lihvida, aga teiseks ka, et korraks olla mingisuguses teises kultuuriruumis. Tegelikult see oli isegi peamine mõte. Ja ma ei ole seda lõpuni maha matnud, aga samas on sellega kuidagi see, et ma ei ole nagu päris kindel, et kas need koolid ilmselgelt annavad midagi. Pole mingit küsimustki, aga võib-olla see, et kui ma saan teha siin praegu mingeid asju, annab mulle võib-olla lihtsalt rohkem. Et ma ei ole veel nagu selle tõttu saatnud oma lõplikku aplikatsiooni nendesse koolidesse näiteks. Et ma veidike vaatan, ma üldse ei välista seda, et ma lähen. Üldse ei välista. Aga kas sa oled mõelnud ka näitlemise poole pealt midagi õppida, et sa ju oled meil siin suur õhtu ja saatejuht igal pool, et võib-olla nagu mingid saatejuhtimise teemat või näitlemise teemat nagu kuidagi õppida? Jaa, midagi ma olen ikka selle peale mõelnud ka ja ma olen neid ka vaadanud samamoodi. Ja seal ma olen tundnud, et ma isegi tahaks teha midagi. Aga jälle kuidagi pole nagu hetkel konksu taha saanud ühelegi sellisele workshopile, mis oleks toiminud ja kogemata lihtsalt praegu vist elu tõi mulle selle komöödia asja, mis oli omaette workshop, nädalajane workshop minu jaoks on ju. Tavaliselt lavastusprotsess on palju pikem, minu jaoks oli see nagu workshop. Et praegu elu tõi nagu ise selle workshopi kohale. Aga kindlasti oleks vaja areneda sellele alal nagu kindlasti. Kas üldse selline saatejuhtimine või sa põhiliselt ju tegelikult teed erinevaid keikasid, õhtujuhtimisi, aga ka saatejuhtimisi. Kas sa nagu tahaksid olla, kas sinus on see mingi miski, et tahaks esmaspäevast reedina nagu iga õhtu kell 7 olla Eesti Rahva teleekraanile? Ei, raadios ma viitsiks olla, aga teleekraanil mitte. Mulle tundub, et see võib-olla lihtsalt sellepärast, et ma lihtsalt ise kuulan raadiot ja võib-olla sellepärast mul tekib see tunne, et ma nagu raadiot viitsin teha. Et iseennast siis ei saa kuulda sealt, et siis sa ei taha kuulata? Ei, nüüd seda. Lihtsalt, et kuna telekat ma nii palju ise ei vaata, siis võib-olla ma ei taju seda nagu
tungi, et ma võiks seal olla esmaspäevast reedeni. Raadios ma küll tajun seda, sest et ma olen väga suur hommikuprogrammide kuulaja ja raadiofänn, nii et seal ma nagu, see oleks küll asi, mida ma viitsiks teha tegelikult ja ma arvan, et ma üks hetk elus ka korraks teen seda mingi vahemikku. Ärgata kell 5 hommikul ja kohe 6 raadios. Jah. Kõlab hästi okei. Ma arvan, paljud praegu hüppaksid meelega eemale, kui sellist asja kuulaksid, et nii vara peab ärkama. Kõik Eesti raadiod hakkavad sulle kohe homme helistama. Loodame vaid. Nad teavad väga hästi, et ma tahan seda teha. Oled selle neile selgeks teinud? Ma olen neile kõigile selle selgeks teinud. Ja jätkuvalt me kuule Frans Valtse. Tundub, et neil on nii pikaajalised lepingud lihtsalt olemasolevate inimestega. Sa pead oma raadio tegema. Jah. Aga kui sa võrdad üldse nagu telesaate juhtimist ja ma ei tea, erapidude õhtujuhtimist, siis mis sulle nagu rohkem sümpatiseerib? Need on nii erinevad asjad, et seal on, need on peaaegu võimatu ühte patta panna. Telejuhtimist ma olen ikkagi väga-väga vähe teinud ka. No EFTA. See on põhimõtteliselt õhtujuhtimine, et seal ei ole nagu, kui me räägime sellisest asjast, siis see minu jaoks kuulub pigem nagu õhtujuhtimise kategooria alla. Telejuhtimine pigem on saated, mida ma näen. Seda ma olen teinud väga vähe, siis see Maskis laulja on ju. Et see on asi, milles ma tahaks kindlasti väga palju areneda, et ma ise tajun, et ma ei suutnud seal veel nagu õigest nagu konksust kinni võtta, et mul on veel seal nagu vaja leida see mingi õige punkt, mille pealt seda teha, mida ma veel leidnud enda jaoks. Ta sattus ka muidugi selles mõttes võtteperiood hästi keerulist aega, kus oligi see, et ma tegelesin teiste asjadega samaaegselt ja me nagu, kui me lepingut sõlmisime, siis me mõlemad teadsime, et mul on see periood. Aga natukene ta lõi nagu puhviks, pluss ma olin haige ka, nii et siis oligi see, et ma nagu ei jõudnud keskenduda sellele, et ma oleks loonud enda nagu selle täieliku presentsi seal enda jaoks sobivas vormis, et hetkel ta natuke minu jaoks jäi süükseks nagu ärategemise asjaks, mis mulle üldse ei sobi ja mis mulle üldse ei meeldi, et see nii läks ja mul kahju selle pärast, aga ma tahan seal kindlasti areneda, aga seega need kaks asja on minu jaoks täiesti erinevad, sest et see EFTA-line õhtujuhtimine või õhtujuhtimine, selles ma olen nagu aru saanud, mis ma teen ja see on mu jaoks selge ja seal ma hea meelega teen neid asju ja hea meelega katsetan seal erinevaid versioone ja seal ma tunnen ennast natukene rohkem nagu kalavees, et ma olen rohkem teinud ka seda. Kas sul on ka mingeid ägedaid lugusid või mingeid prohmakaid, mis sul on õhtujuhtimisel või saatejuhtimisel juhtunud? Õhtujuhtimistel on mingisugused nimeerroreid on ikka tulnud, et see on täitsa tavaline, ma arvan, et seda juhtub ilmselt kõigil, kus sa ütled lavale kutsutava inimese nime kogemata valesti. Aga midagi ma ei tea, peab mõtlema, neid mingisuguseid lugusid on, no üks konkreetne juhtum on olnud küll, kus ma ei saa mitte midagi peaaegu nimetada, aga ma proovin, et põhimõtteliselt oli üks eriline sündmus, kus olid väga erilised inimesed kohal ja laval andis auhindu üle üks väga eriline inimene, Eestis väga tähtsal positsioonil ja siis järsku ta nägi välja nii, et tema annab mulle auhinnad, ma annaksin üle millegi pärast. Tema andis midagi muud. Ma ei tea, millegi pärast oli süke imelik kett nagu tehtud, et millegi pärast ta ise ei andnud seda üle. Ma ei tea, miks, ma ei mäleta. Ja siis ühel hetkel ma näen, et ta annab mulle selle auhinna ja siis mul on nagu tunne, et ta ei anna nagu, lase lahti sellest. Ma võtan seda kinni ja tirini ja siis ma vaatan talle otsa ja mulle tundub, et ta on täiesti täis. Ja ma olen nagu okei, nii, mis me nüüd edasi teeme? Ja siis järgmine hetk käib, ta kukkus kokku laval minu kõrval ja see oli esimest korda elus ja mul pole tõrna aimugi, mida teha, ma püüdsin ta veel kinni, samal ajal on need kõik olulised inimesed seal kohal, kellele jagatakse auhindu, sest nad on teinud väga suuri teeneid meie kõigi jaoks ja siis ma mäletan seda nagu tuleb autokool meelde, on ju, külje peale, juba paned, on ju, aga kuna tegemist oli niivõrd tähtsate inimestega, siis jooksid turvamehed ette ja tegid nagu barrikaadi, et keegi ei näeks, mis toimuks. Aga siis sel hetkel oli küll see, kus tundsid, et mitmes kohas ennast ebapädevalt, punkt 1, et ma ei osanud temaga midagi teha, hoolimata sellest, et ma arvan, et kõik on läbinud esmaabikoolitusi mitmel korral, nii ülikoolis, põhikoolis, gümnaasiumis, autokoolis, aga mitte muffigi ei tulnud meelde. Ja siis teine osa see, et nagu mine sealt edasi, on ju. Sest et me tegime selle õhtu sealt edasi. Aga ma arvan, et me ei oleks seda suutnud edasi teha ilma selleta, kui too inimene ei oleks teinud suurepärast comebacki. Sest et tähendab, ma võin öelda, et tegemist oli sel hetkel kultuuriministriga,
millal see juhtus, ma ei ütle, nii et pole õrna, kes see oli, milline kultuuriminister neist, ja siis ta tõusis püsti ja ütles mikrofoni, et oleks ma olnud ükskõik milline teine minister, oleks olnud häbiväärne, aga õnneks ma olen kultuuriminister ja see oli performance. Ja ta lahkus. Ja see oli täiesti geniaalne ja kuidas ta selle peale tuli, ma ei tea, kiirabi ta viis ära sealt, on ju, ja tema pärast see tulemus oligi see, et ta oli ületöötanud, ei olnud joonud, ei mitte midagi, lihtsalt ületöötamine, see oli väga pingelisel ajal ka, millal see juhtus. Nii et lihtsalt ületöötamise tulemusel kukkus inimene kokku laval. Vaat peale sellist perfonksi mina küll ei oskaks kuidagi edasi minna. No, ja. Et ühesõnaga, see oli väga, väga super comeback tema poolt ja tänu sellele sai edasi mindud. Aga endale oli küll, ma mäletan, pärast me rääkisime nagu siis agentuuriga ja teistega olen rääkinud, tegelikult õhtujuhtidele tuleks nagu pidevalt, et kes et ma olen mitme agentuuriga teen mitmeid koostööd, et tegelikult tuleks nagu pidevalt meid nagu uuesti. Kas sa oleksid edaspidi nagu valmis selleks? Mida sa teeksid teisiti? No tegelikult liiga palju ei ole, on ju, aga nüüd on mingi kogemus lihtsalt, mul on ühe korra veel juhtunud tõesti, kus kukkus, aga siis ma mäletan, siis kukkus nagu saalis. Kuna see oli juhtunud minuga, siis seal mul, kuna tegemist ei olnud niivõrd tähtsate inimestega üritusega, siis seal oli lihtsalt vaja hästi kiiresti nagu mikrofoni anda teada, et kas keegi on arsti teadmistega ja õnneks selles seltskonnas oli. Ja nagu juhendasin selle sinna ja palusin rahvale, et me läheksime nagu rõõmsalt edasi, sest et ta on heades kätes, on ju, et mingil määral see oli juba parem, aga ma arvan, et endiselt, et kui see peaks uuesti laval juhtuma, minuga tol hetkel juhtus see seal ja õnneks oli kohe keegi olemas, aga kuidagi ei ole, siis selles mõttes on päris keeruline olukord, sest kui mina olen seal, kes nüüd peaks nagu nii rahvast juhtima, kui ka ise ennast nagu teadlikult suunama mingisse tegevustesse, et see on üsna keeruline olukord. Aga lisaks õhtujuhtimistele sa eelmine aasta ikkagi tegid ju suure karjäärihüppega sinna stand-upi maailma. Sa purusid kõik uudiskünnised, sul öeldi, et ära tee rohkem nalja. Kuidas sa nüüd sellele nagu tagasi vaatad? Kuidas sul läks? Ma vaatan sellele tagasi erinevate emotsioonidega, et selles on väga palju, selle hetkel tööd tehes sa nagu ei mõtle sellele uudisele väga ja ei mõtle nagu selle sa teed oma asja lihtsalt, kuna nii uus asi oli niivõrd keeruline žanr, tohutu nagu õppimine käis hommikust õhtuni erinevad nagu uurid, mida teised on teinud, käid ise nendel open mic'idel, saad aru, et natukene oled sa jälle kuulud sinna kategooriasse nende jaoks, keda nad ei salli, on ju, nii-öelda siis Comedy Estonia tüübid, sest et nad on nagu gäng ja ma väga austan seda, et nad on, sest et nad on ülitublid selles ja ma saan jumala hästi aru, aga siis on see, et sa nagu ujud nagu selle seda kordi vastuvoolu ja üritad ikkagi aru saada, aga samas nad olid kuidagi hästi armsad minuga ikkagi nendel open mic'idel ja nii edasi, et see oli nagu siuke kahe vahel, et ma tundsin, et tagaruumis ilmselt veits räägivad, et nagu jälle nahvi tuleb siin üks tüüp, kes hakkab midagi tegema ja teeb ja müüb ja on, aga see pole, seda ei saa stand-upiks kutsudagi, on ju. Et see on pigem püstiala komöödia kui midagi. Et seal nagu juba tekiks mingi allhoovus ja ütleme nii, et siis sel hetkel see pigem ei mõjutanud ja ma arvan, et see ei oleks ka mõjutama hakanud, aga ma arvan, et see artikkel mõjutas väga palju. Nii mind isiklikult lõpuks ja see on esimene kord, kui ma seda tunnistan praegu avalikult ja ma arvan, et see mõjutas ka kogu seda protsessi, sest et mida see artikkel suutis teha, on see, et kui meie müük oli selline, et iga päevaga tuubeldus, niimoodi, et oli 100, 200, 400, 800, seal tõusis iga päevaga, siis peale artiklit ei müüdud mitte ühtegi piletit. Mina olen just teistpidi juttu kuulnud. Ei, mitte ühtegi piletit ei müüdud. Põhimõtteliselt mingi 15 piletit müüdi, kui eelmisel päeval oli 1000 müüdud. Põhimõtteliselt oli siuke kontrast. Ja mida see tegi, oli ka see, et see inimene, kes nüüd saali tuli, sest et kui senimaani oli meil oli olnud mingi 5 etendust, need olid nagu superhead asjad, kaasa arvatud see, kust ka see arvustaja käis. See oli üks kõige paremaid õhtuid, kus tõesti rahvas oli püsti, rahvas naeris, mul oli mega nice seda teha, ma tundsin, et nagu satsil oli väga lahe kuulata ja näha seda, ja siis peale seda rahvas tuli saali täiesti teistsuguse olekuga. Et ta lõhkus nagu ära selle kogu asja põhimõtteliselt, see artikkel. Et sa tuled juba sinna ja sulle öeldakse, et see tüüp nalja ei tee, siis sa veits vaatadki juba pikemalt, et tee siis mingi hetk nagu üks kõva nali, et ma naeraks. Ja siis sa oled juba selles seisus, aga ma ütlen, ma sain mingid etendused tehtud, mis olid väga edukad peale seda ja toimisid väga hästi ja ei olnud keerulised, aga siiski oli see jama, et nagu kuna mingid saalid jäid pool tühjaks, siis
eestlane eriti, kes on arglik rahvas, ta ei julge naerda, kui on vähe inimesi. Ja see mõjutas väga palju. Ja selle tõttu mul on sellest hästi kahju, et see nii tehti, sest et ka selle kogu asja juures on veel eriti loll on see, et see, kes pidi toimetama seda artiklit, küsis järgmisel päeval, kui see välja tuli, küsis pileteid tasuta nagu saada ja siis produtsent ütles, et kuule, aga nägid ka, mis te kirjutasite või? Vabandust, ma olen haige olnud, ma ei ole näinud. Ja toimetaja ei toimetanud seda läbi, on ju, mida on näha väga tugevalt selles artiklis, sellest jube kahju, sest et üks inimene on lihtsalt pudeli veini kõrval kirjutanud mingisuguse asja välja, et halba arvustust minu meelest väga õige peabki kirjutama. Kui ei meeldi, jumala eest, anna teada sellest. Aga see, kuidas seda tehti, on, ma arvan, isegi kui see oleks minu projekt olnud ja see oleks minu kohta kirjutatud, arvaks ma samamoodi, et see oli, ma arvan, et see on igasuguse alaarvestuse kirjutatud, mida tegelikult avaldasid ka teised inimesed, sest et mis juhtus, oli ju tegelikult väga lahe tol hetkel tekkis mingi rahva omakaitse, mida ma pole näinud enne, kus kommentaarium muutub selliseks, et nad on nagu kirjutaja pihta, kus inimesed ümber ringi on nagu, kuule, see on täitsa crazy, mis kirjutati ja selles mõttes ma olen nõus, et mulle tundub natukene, ma loodan, et ma ei tee talle liiga, aga võib-olla teen ka ja anna andeks, et ma teen, aga mulle tundub, et too kirjutaja kuulub sinna kategooriasse, kes tuli kafeiinis ja solvus mu peale. Ja see ongi kõige lollim selle asja juures, et see ei olnud arvustus. Et oleks olnud arvustus, mis on negatiivne, ma arvan, et oleks nagu ei oleks mingit probleemi, mitte kellelgi, mitte kunagi, sest et olgem ausad, Eestis positiivset arvustust peaaegu ei näegi, mitte kunagi. Isegi kui see on kõige parem asi ja isegi kui saab Oscari nominatsiooni või isegi kui see saab midagi, põhimõtteliselt sa ei näe seda. Me oleme lihtsalt sellises kultuuriruumis kahjuks, kus millegi pärast meediaagentuuridele, nagu ka see, kus me täna siin oleme, on oluline klikk ja selle tõttu sa väga arvan, et positiivset arvustust. Aga see tõttu on meil väga osavad negatiivsed arvustuste kirjutajad. Kui ma lähen teatrisse, siis ma vaatan selle ära ja mu peas on segadus. Ma ei tea aru, kas see mulle meeldib või see mulle ei meeldinud, vist ei meeldinud üldse või väga meeldis. Ja siis sa ootad arvustust selleks, et aru saada, mida sa nägid. Ja see on arvustuse mõte minu arvates, kus on inimene, kes ilmselt on ja suure tõenäosusega peakski olema rohkem lugenud, rohkem näinud kui sina, tavaline teatrikülastaja. Ja see peaks andma sulle siis võimaluse mõista, et kas, miks sulle see ei meeldinud või miks sulle see meeldis. Ja see peaks olema arvustaja ülesanne ja seejuures ta võib anda emotsionaalselt mingisugust hingust juurde, aga see ei tohiks mitte kunagi isiklik olla. See on arusaadav, aga liigume natukene rõõmsamate teemade juurde äkki nüüd. No. Sul tuleb varsti välja uus seriaal? Uus hooaeg, jah. Uus hooaeg, vabandust. Ja, et Alol tuleb 4. hooaeg välja, mis on ilgemalt vinge sellepärast, et see on ka viimane hooaeg, aga seetõttu ilmselt väga eriline, et seal ta tuleb välja siis nüüd 18. aprill Elisa Hubis ja peale seda tuleb umbes aasta pärast kevadhooajal siis ka telesse. Aga enne seda on siis Elisa Hubis kõik vaadatav ja selles mõttes on ta, ma arvan, et Alo vaatajatele see viimane hooaeg läheb korda ja kindlalt soovitan lõpuni vaadata, et ja just selles mõttes, et kui teised Alo hooajad on võib-olla olnud rohkem sitcomi üldises stiilis, ehk siis üks episood ja vsjo, et sa võid vaadata ükskõik millist episoodi, siis seda ma väga soovitan vaadata ikkagi algust lõpuni, sest et seal on olemas nüüd seekord ka pikk liin, mitu pikka liini ja need kõik kulmineeruvad lõpus ja minu meelest see lõpp on väga ilus. Et see lõpp, mis me nagu sellega tegime ja ma loodan, et ka vaataja on sellega rahul, sest et tõesti see kuidagi austus, mis meie poolt tuli selle viimase osa kirjutamiseks ja tegemiseks on minu meelest paista ka ja ma loodan, et see mõjutab vaatajaid. See oli su teine hooaeg, on ju? Kui sa võrdled nüüd esimest ja teist, mis on need kõige suuremad õppetunnid, mis sa sellelt esimeselt hooajalt kaasa võtsid ja mida sa nüüd teisiti tegid? Tead, need kaks protsessi olid niivõrd erinevad, et neid on praktiliselt võimatu võrrelda, sellepärast et esimese hooaja puhul ma läksin ja õppisin süsteemi sisse.
Ma läksin ja õppisin süsteemi sisse, kuidas nad on teinud, vaatasin ära, analüüsisin, üritasin aru saada, kuidas nad on karakterid lahendajad, et nagu ma läksin sinna sisse. Teise puhul ma olin juba sees olnud, mis andis mulle natuke vabadust nagu rohkem võimelda, aga minu esimese siis, mitte muidu esimese hooaja on ju. Ehk siis 3. hooaeg, seal puhul mul oli päris palju aega, mis oli väga hea, et mul oli aega analüüsida, mul oli aega stsenaariumeid tagasisidestada, mul oli aega operaatoriga põrandaplaane teha, aga 4. hooaega juhtus natuke see, et seal aega jäi väheseks ja seetõttu need protsessid on täiesti erinevad, et ma idee poleks teinud seda samamoodi ilmselt. Aga tol korral ma ütleks niimoodi, et 4. protsess õpetas mulle, et kuidas ma ise otsustasin, et mingist hetkest, et selge nüüd võtta lihtsalt challenge'ina vastu, et kuidas on võimalik kiirelt toota sama kvaliteeti. Et ma arvan, et mitte siis see, et me tootsime kiiremini, vaid et see, et meil oli see periood ettevalmistuseks oli kõvasti lühem. See on tingitud mitmetest asjadest ja mitmetest, mitte ühestki isiklikust asjast, mitte kelleltki, aga lihtsalt nii need asjad vahest juhtuvad, et tuleb nagu... See on Eesti seriaali tootmise selles mõttes viga, see on alati ju vist. Jah, 3. hooajal kuidagi joppas, et ei olnud seda probleemi, aga nüüd oli, et need kinnitused nii-öelda, et me tahame, tulid nii viimasel hetkel, kuigi teada oli kogu aeg, et meie periood saaks kukkuda sinna suve lõppu ja sügise algusesse, aga kuidagi vist kinnitus tuli äkki juuli lõpus või mingi täiesti absurdselt nagu hilja on ju, aga see ei ole mitte mingi probleem tegelikult. Ühesõnaga, me saime nagu kõik nagu hästi lahelised, kõik kontsentreerusid väga tugevalt, et siuke kiire töötamine tähendab seda, et tuleb väga kiirelt tegutseda, väga kiired writers roomid, olid väga kiired episoodi kirjutamised ja seetõttu, et me kontsentreerusime, mulle tundub, et kõik läksid väga hingega sisse ja minu meelest tuli seetõttu ka väga poeetiline hooaeg, ma ütleks niimoodi. Sügisel shoutiti välja ka, et seal on ju ka nii-öelda hobinäitlejad Eva Esse ja Andres Puussepp. Kui sa üldse võrdled nagu nii-öelda, nimetan neid hobinäitlejateks, see tegelikult ei ole ka õige nimetus, on ju, et aga inimesed, kes on võib-olla küll eetris, kas oma näo või häälega, võrreldes professionaalsete näitlejatega, kuidas nende juhendamine üldse nagu on, kuidas sa paned nad selliselt tööle, et nad mõjuksid ikkagi nagu orgaaniliselt? Punkt 1 on, ma arvan, see, et valides näitlejaid, siis enamasti mina vähemalt ei vali mitte kunagi selle järgi, mis on kellegi staatus või mida ta teeb või kus ta on. Enamjaolt on see kõik selle järgi, et kuidas ta rolli sobitub. Ja ma täpselt ei mäleta nüüd, et kus siis kellelt see idee tuli nende kummagi puhul, aga näiteks Eva Esse puhul ma mäletan väga hästi, et ta sobis meie ühe naispeategelase kõrvale lihtsalt ime hästi. Ja samamoodi oli Andresega, et ta sobitus lihtsalt väga hästi sinna rolli ja siis sa nagu tulete ja siis ta tuleb platsile ja siis edasi platsil on nagu töö ikka, et mina... Kas sa neid juhendad kuidagi teisiti ka või keeltöö? Ma ei oska öelda, et see juhendamine tuleb mul alati kuidagi hästi intuitiivselt, et sel hetkel ma nagu sa näed uut inimest, katsetad temaga suheldes juba, hakkad aru saama, et mis punktid temal töötavad ja mis mitte. Ma arvan, et ma juhendan kõik erinevalt. Et selles mõttes seal ei olegi nagu, mitte ühtegi inimest ma ei juhenda samamoodi, et ma arvan, et ma võtan nagu kõiki suht võrdse lehena, et ma hakkan nendega tegelema selle pealt, et mis neile töötab. Aga selle jaoks mul lihtsalt veidikene aega suhtlen nendega ja kuidagi juhtub seega kuidas ma neid juhendasin lõpuks, ega ma täpselt mäleta. Aga kuidagi ma ühendasin ja selles mõttes tulemusega ma olen rahul. Ma korra vahepeal üldistan ka, et me oleme rääkinud siin nendest sinu tegemistest, et neid on ikka, see list on nagu tohutult pikk, aga milline inimene sa ikkagi oled, kas sa teed kõiki asju nagu korraga või sa ikkagi, sul on nagu perioodid, et praegu on nüüd see aeg, siis tuleb see aeg ja siis teen nagu seda nüüd järgmisel ajal, et kuidas sinu tempo on, et kõike korraga, jah. Aga ma teen neid töid selles mõttes niimoodi, et ka praegu mul on näiteks 3 režiitööd üleval, mis on arenduses kõik ja need on niimoodi, et mul põhimõtteliselt on 1 nädal ühele. Ikkagi mingisugune vahe on siis mingi vahe seal on sees, vahest on niimoodi, et mõnda 2 päeva, siis teed teist 2 päeva. Aga ühe nagu siukseid suuri ampse nagu samal päeval väga palju ei tee. No välja arvatud, kui on mingisugune, ma ei tea, tõesti
õhtujuhtimine lubab seda, et sa saad päeval ka veel midagi teha, aga enamasti on nii, et nagu selles mõttes ühe päeva jooksul on, kui on suured asjad, on üks asi korraga. Et selles mõttes, kui ma Alo lavastan, ega ma samal päeval midagi muud ei tee. Kas sa oled ise pannud selle piiri või see lihtsalt on kuidagi kujunenud niimoodi? Ma vist ei lase endale tekitada seda, et ma väga üritan seda jälgida, et ma mäletan, et Alo perioodis oli mingisugune tööasi mul oli, mis mul oli enne lihtsalt juba fikseeritud, kui võttegraafik tuli, mis oli ühepäevane töö. Siis ma mäletangi seda, et siis ma ütlesin, et järgmisel päeval ei saa olla võtet ja ei saa ka olla eelneval päeval. Mitte siis selle tõttu, et mul oleks seda ühepäevast asja raske teha, vaid mul oleks tagasi Alo peale raske tulla. Et seal oli nagu, et siis nagu, kuna ma pean keskenduma ainult võttele ja ma peaks korraks ka selle ühepäeva asjale keskenduma, aga see ei ole nii oluline, et ma saaks Alo tehtud õigesti, et siis me saime kuidagi jälle tehtud, et ma mingil määral küll ütlen seda, jah. Et niimoodi, et ma läheks järgmine päev lavastama ja päev enne seda teeksin õhtul veel midagi, pigem ei toimiks. Ja. Kas on nagu alati olnud, et sa suudad selle piiri paika panna või sa ikkagi õppisid läbi kogemuse? Tuli ka neid päevi ette? Ma arvan, et läbi kogemuse pigem jah, et ma olen mingi viimase aastaga olen eriti sellest nagu kalendri hoidja ma olen väga tugev kogu aeg olnud, et see on mul väga tähtis ja oluline asi, et kuidas ma midagi panen. Aga mis süsteem sul on? Ei olegi otseselt, ma arvan, süsteemi kui sellist või ma ei tea, mis see selle... Poole tunni kaupa kõik kirjas või? Hambapesu hommiku söö? Ei, neid asju ei ole. Vahest on lõuna on kirjas, sest ma unustan süüa muidu vahepeal või ma ei jõua süüa, et see on vahest kirjas küll. Aga see on nagu, ma arvan, suurim detail, mis läheb. Et kalendripidaja selles mõttes, et ma nagu kogu aeg panen endale, kohe kui tuleb info, panen kirja ja juba arvestan sisse sõiduajad ka ja niimoodi, et ma jõuaksin ühest punktist teise. Aga, et ma arvan, et aeg on nagu näidanud seda, et mingid asju ei saa korraga ikkagi teha ja mingitel asjadele tuleb nõuda, et sul on see hetkini näiteks pühapäeviti, ei saa mind kätte mingitel tundidel, sest et mul on vaja jalgpalli mängida ja ma ei anna seda ära. Lihtsalt nii on. Ma mõtlesin, sa ütled, mul on vaja hommikul pannkooke süüa või mul on mingi raamatut vaja lugeda, ei jalgpalli mängida. Jah, et kuna ma olen isalt kõrvalt näinud, kus tema on Kossus käinud niimoodi, et ta ei ole saanud seal käia pikalt, sest et tal on NSV võtted või midagi, mis pühapäeviti on, siis mulle nagu alati tundus see kuidagi, et kuidas see on võimalik, et sa ei saa, et tegelikult sa oled oma aja kuidagi boss ja ma olen ise otsustanud, mul on kalendris kirjas, pühapäeval need kellaajad on mul kinni ja ma ei anna mitte kunagi ära seda. Et kui ainult siis, kui ma olen välismaal, siis või on mingi etendus, mis näiteks praegu oli siis esikas, mis oli ette pandud, siis ma olin nõus, et okei. Aga kui näiteks peaks uue etenduse panema, siis pühapäevale ma ei lubaks mitte kunagi panna. Miks? Mul on jalgpalli vaja mängida. Ei, ma ei ütle, mul on kinni lihtsalt. Ma ütlen, mul on kinni ja austavad seda. Nüüd kõik teavad selles. No kõik teavad, aga ega ma ikkagi ei anna seda ära. Sest et see minu hetk nädalas, kus ma saan korraks nagu täiesti välja lülituda ja teha midagi täiesti teist, et see on täiesti võrreldamatu ja hindamatu asi nädala sees. Piirid paigas? No ikkagi küsiks sellise spoileri nagu küsimuse võib-olla, et äkki sa nagu vastad, et sa rääkisid nagu näitlejate, inimeste juhendamisest, kas sa nagu loomi on ka plaanis nagu seriaalis rakendada? See on ka vaata EFTA-l uus kategooria, eelmine aasta oli, et äkki tuleb nagu varsti uuesti, et siis sul on ka võimalus nagu saada. Oota, ma mõtlen. Ühes on hunt. Ma veel ei tea, kuidas me seda teeme. Ma väga loodan, et me ei pea seda CGI-ga lahendama, et ma ikkagi väga-väga loodaks. Ma tean, et paljud teevad niimoodi, et nad kasutavad koeri, kes näevad lihtsalt ülimalt hundi moodi välja. Äkki mul õnnestub ka leida üks koer, kes näeb hundi moodi välja, aga ma pean tõesti. Kas sa oled ka lugenud paar raamatut, kui see asi kätte jõuab, kindlasti, see on kindlasti, mida ma teen. How to direct animals. Kindlasti, no ma arvan, et seal toimud castingud ja proovid ja kostüümiproovid ja krimiproovid ja heliproovid ja ma arvan, et no helist siin rääkides, meil on üks siin oluline karjääriredeli aste ikkagi nagu läbi käimata, Thunderstorm. Mäletad sellist laulu? Ja. Sina laulsid? Ja. Millal tuleb järgmine lugu? Ma arvan, et ei tule nii pea, et kui mingit vapustavat lolli ideed ei tule, et tol hetkel ka ta rohkem oli nagu mingisugune korraks oli nagu siuke näpuvise vist sellele asjale, sest et mulle tundus, et ma kuidagi tahtsin midagi, mind nagu natuke häiris see, mis toimub, eriti kui ma olen raadiokuulaja, siis ma näen nagu eriti seda. Ja sa otsustasid oma panuse anda? Ei, et praegu igaüks võib laulu teha, mis on jumal okei. Aga et igaüks nimetab ennast lauljaks ei ole minu meelest päris õigustatud. Ja see oli kuidagi mingisugune kunstiline perfonks selle osas,
et ka selles Kanal 2 õhtussaates, kui ma tegin selle esituse, siis mul oli seesama, et ma nagu kuidagi ma viskasin kõike nagu võimalikult üle ääre selle osaga, et nagu inimesed, mõned võib-olla tabasid seda ja mõned võib-olla said aru, aga mulle tundus see lihtsalt sel perioodil kuidagi, et järsku olid kõik tohutud lauljad ja kirjadi, käisin siin ja käisin seal ja kirjadi, teen kõike, et mulle nagu, ma ei tea, ma ikkagi ajakirjanduslikult nagu tahaks sult välja pressida, et millal tuleb uus lugu, sest et peale Maski saate võitu sa ütlesid kõva ja selge häälega, et sina käid Maikeni juures tundides edasi ja sa hakkad tegelema oma häälega ja laulmisega. Ma arvan, et siis, kui ma Eurovisioonile lähen. Ja see juhtub varsti. See juhtub. See juhtub. Ja selle me paneme kirja kindlasti kuhugi. See juhtub. Aga kui me vaatame nüüd nagu kõike seda, mis on nagu tehtud, siis mis on veel tegemata? Mis põnevad väljakutsed praegu on? Eurovisioon on tõesti tegemata. Eurovisioon tuleb ära teha. Ma arvan, et see on ühe väärika eestlase südames ja nimekirjas peab alati olema, et Eurovisioonil käid korra ära. Võib ka lihtsalt vaatama minna lõpuks. Aga eks mul on täispikk, mis on praegu loomise mõttes nagu mõtlen selle suunas. See on vajab tegemist. Ja riir. Mõtlen. Ma ei oska sulle öelda praegu niimoodi. Aga kui me võtamegi nüüd nagu viimase küsimuse, et kui me vaatame nagu tulevikku, siis oma ideaalses maailmas järgmise 5 aasta jooksul, kuhu sa tahaksid olla jõudnud? Tahaks olla jõudnud küll niimoodi, et see elu oleks juba praegu ta liigub sinna suunas ja ma arvan, et see võimalik ka, et ta oleks väga fokusseeritud ja fokusseeritud siis 2 aspektile, mille töö mõttes siis 2 aspektile, millest ongi siis esimene lavastamine ja selle kõrval näitlemine, mis mulle tundub, et teha üht, siis ma pean tegema teist. Et see kuidagi tööalaselt oleks väga fokusseeritud neile 2 ja eraeluliselt oleks kuidagi, et neid pühapäevaseid auke, mis on ise endale pandud kalendrisse, oleks natuke rohkem. Aga pere, lapsed ei ole veel seal? Ma ei soovi sellele vastu. Aga loomad? Loom on praegugi olemas ja ma arvan, et loomad jäävad mu kõrval alati, et see on kindlasti 5 aasta jooksul. Ma arvan, et 5 aasta pärast ma elan uues kohas. Juba on kopa ette visanud või? Ei, mul on lihtsalt väga selge plaan sellega. Mitmes kämper sul 5 aasta pärast võiks olla? No praegu on 3, ma arvan, et täiesti reaalne on, et on kindlalt 4 juba. No tavai. Aga suur tänu sulle, et sa täna tulid meile külla, jagasid oma töid ja tegemisi. Sinuga on alati väga tore. Ja, teiega oli ka väga tore. Podcast Rööprähklejad.